Tere armsad hooaja vaatajad! Nagu ikka, nii ka tänase saate pühendame naistele ja nende ilule. Ja mul on hea meel alustada ehete maailma värvisäras koos Karoliiniga ja uurida, millised ehted sobivad suvesoojusesse. Oi, väga palju ehteid sobib suvesoojusesse ja tegelikult ma alustakski kõigepealt pakuks välja ühe väga sellise võib-olla varem mõeldamatu teema, nimelt suured kõrvarõngad. Ja ma ei räägi ainult suvepidudest, et see ongi nüüd hästi suur vahe, et kui varem oli just pidudel nii-öelda pingutati ehetega, pandi suured ehted, suured kõrvarõngad, siis hetkel tegelikult inimene kõnnib tänaval, kas või niisama pintsak seljas ja suured kõrvarõngad seal juures ja see annab lihtsalt nii palju nagu isikupära ja sellist nagu vau-efekti stiilile juurde. Ja suurtest kõrvarõngastest tegelikult erinevad kujud on moes. Näiteks Flame kollektsioon, Flame bränd, Goldtime'i enda siis väga ilusad ehted on küllaltki minimalistliku stiiliga, ma ütleksin, aga samas on ka sellist, ütleme, et nad ei ole igavad. Seal on justkui kortsutatud metalli, erinevad geomeetrilised kujundid, suured rõngad, mis on muideks meeletu hitt praegu, hästi trendikad. Suurtest kõrvarõngastest veel, et tegelikult on pakkuda ka Eesti disaineritel üht koma teist. Näiteks Sigrid Kuusk nii ehk naa on vist juba nii mõnelegi inimesele tuttav, aga ikka julgustan kandma endiselt väga suur trend ja moes. Tanel Veenre, tegelikult juba väga armas tuttav nimi Eesti publikule, aga tuletan meelde, et just suuri värvilisi kõrvarõngaid saab ju tema valikust. Ja hetkel on tegelikult ju selline hooaeg, kui inimeste elus toimub väga tähtsate sündmuste tähistamisi, no toome kohe esimese näite lõpetamised. Ja minu arvates ju sellisel puhul kingituseks oleks väärikas kinkida midagi väärismetallist, kas kullast või hõbedast. Aga see ei pea üldse kuidagi moodi olema nii-öelda vanamoodne või tädilik. Näiteks uus variant, kuidas kulda hõbedat kanda, on neid mõlemad korraga kanda. Aga tegelikult on hästi ilus see kulla hõbeda toon, nad komplimenteerivad üksteist. Nad ühelt poolt vastanduvad, aga seda enam nad üksteise ilu välja ju toovad. Ja tegelikult üks veel põnev trend, mis samuti soosib miksimist, on värviliste kivikeste trend. Nii et kui muidu otse loomulikult on väga ilusad ju need nii-öelda valged kivid, siis olgem ausad, praegu on esimene hooaeg minu arvates, suvine hooaeg, kui on nii vähe riietes värve. Enamus kleite on ju heledad, valged ja sinna juurde nüüd panna värviliste ehetega kombinatsioon ja seal võib-olla veel erinevaid värve, nii-öelda tutti-frutti värvi assortii. Et see on nüüd see, mis võiks, mille abil saab tõesti riietuse särama panna. Ja väga ilusad värvikombinatsioone on Swarovski kristallidega, näiteks rohelised säravad kristallid, aga ka Sif Jacobsil, mis on ju ühelt poolt küllalt minimalistlik bränd, aga pakub ka värvipidu ja just selliseid väga palju erinevaid toone. Millised ehted võiksid aga rõõmustada noormehi? Oi, noormehed on täiesti hulluks läinud ehete järgi viimasel ajal. Muideks ma näen oma töös ka igapäevaselt, et väga populaarseks on saanud sõrmused. Neid otsitakse tõesti taga ja jällegi väga hea kingi idee. Sõrmuse sisse saab graveerida ühenduse. Ja samuti tooks välja erikollektsiooni Kaitsetahe, kus on siis seda päris Eesti Kaitseväe digimustrit kasutatud. Nii et jällegi kingitusena hea, samas näidata enda meelsust Eesti eest ja sealt läheb tegelikult ju osa tulust ka Eesti Reservväe heategevuseks. Väga hea uudis on see, et kuni 16. juunini on Goldtime'i poodides kõik armastatud tooted -30%.